Nii, enne kui laulame seda, ma lugesin midagi täna hommikul, mis nii läks südamesse, et ma mõtlesin, et ma jagan teiega, sest me laulame sellest ka, et lugesin Joeli raamatust ja kuidas oli kõik maa hävitatud ja kahjustatud need rohutirtsidega ja kõik oli ära söönud, kõik oli lootusetu aga Jumal siis andis lootus Israel rahvastele ja ütles, näed, kõik on surnud, kõik on halvasti, kõik näeb nagu on hauas. Aga ta lubas, ma võin roheliseks teha uuesti see maa, kui te parandate meelt ja kui alundate end minu ees. Ja nii nagu sillä just räägis Joonas, teema olukord hakkas pöörama. Kui tuli kõige madalamas kohas seal kalakõhus. Et kui me jõuame lõpuks alandlikkusega kõige madalamas kohas ja parandame meelt Jumala ees, siis ta võib hakkama pöörama meie olukorrad heaks. Et saatan ei võida meist üles. Ja võib-olla sa istud siin täna ja sa mõtled, minul olukord kindlasti on lootusetu. Ma ei näe, kuidas midagi hea saaks enam tulla sellest välja. Kõik on kahjustatud, et enam ei saa päästma seda. See on surnud, maa on tühi minu elus. Aga Jumalaga me võita näeme. Aga tuleb see alguses, et alandume end teema eest. Ja siis me näeme võita. Seisame ja laulame. Vastu loodud relvad hävinevad, pimedas ei minust jagu saa, sest et Jumal, keda teenin, elab võidus. Ihal ei kaotata, Sinuga koos ma võita näen, sinuga koos ma võita näen, sest sa lahingus käib minu ees. Sinuga koos ma võita näen, sinuga koos ma võita näen, sest sa lahingus käib minu ees. On võimas vägi nimes Jeesus Kristus, igat sõjas võidu võtab ta. Igast eest ennast ma ei peida, sest ma tean, lõpuks võidab ta. Sest ma tean, lõpuks võidab ta. Sinuga koos ma võita näen, sinuga koos ma võita näen, sest sa lahingus käib minu ees. Sinuga koos ma võita näen, sinuga koos ma võita näen, sest sa lahingus käib minu ees. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad neid heaks. Sa pöörad neid heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad neid heaks. Sa pöörad neid heaks. Sinuga koos ma võita näen, sinuga koos ma võita näen, sest sa lahingus käib minu ees. Sinuga koos ma võita näen, sinuga koos ma võita näen, sest sa lahingus käib minu ees. On võimas vägi nimes Jeesus Kristus, igat sõjas võidu võtab ta. Igast eest ennast ma ei peida, sest ma tean, lõpuks võidab ta.
sest sa lahingus käib minu ees. Sinuga koos ma võita näen, sinuga koos ma võita näen, sest sa lahingus käib minu ees. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad neid heaks, sa pöörad neid heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad neid heaks, sa pöörad neid heaks. Sinuga koos ma võita näen, sinuga koos ma võita näen, sest ma lahingus käib minu ees. Sinuga koos ma võita näen, sinuga koos ma võita näen, sest sa lahingud käib minu ees. Täname Issand, et sinu ligiolus me leiame rahu, et sinu ligiolus me leiame uut jõudu ja raam, et edasi minna. Et sa oled andnud meile elusaladus, et ükskõik mis mägi on meie ees, Issand, sinuga koos me võita näeme, Issand, halleluuja. Ja tuleme su ligiolus praegu ja ülistame sind. Sinu ligiolus kõik muusab tühiseks, sinu ligiolus vaid. Sinu ligiolus kõik muusab väikeseks, sinu ligiolus vaid. Sinu ligiolus kõik muusab tühiseks, sinu ligiolus vaid. Sinu ligiolus kõik muusab väikeseks, sinu ligiolus vaid. Tule oma suuruses, tule oma väes, täida oma hauga see paik. Tule oma hilguses, et su au me näeks. Issand, siin me igatseme vaid. Sinu ligiolus kõik muusab tühiseks, sinu ligiolus vaid. Sinu ligiolus kõik muusab väikeseks, sinu ligiolus vaid. Tule oma suuruses, tule oma väes, täida oma hauga see paik. Tule oma hilguses, et su au me näeks. Issand, siin me igatseme vaid. Tule oma suuruses, tule oma väes, täida oma hauga see paik. Tule oma hilguses, et su au me näeks. Issand, siin me igatseme vaid. Issand, siin me igatseme vaid. Hea Issand Jeesus, tõesti sind me igatseme. Sina oled võrratu, Issand. Kiituse tänu sulle ja tänu, et sina käid meie eel. Võitlustest sa viid meid läbi ja sina oled võitja, Issand. Issand, sina võidad iga lahingu. Kiituse tänu sulle. Tänu
sulle, et sa oled meie keskel. Sa igatsed meid kõnetada, issand, sa igatsed meid puudutada. Issand, nii me oleme siin sinu ees. Palun, võta, kõneta meid igat üht. Mind siin ees olles, igat üht, kes kuuleb. Issand, kiitus sulle, tänu sulle. Sina oled võrratu. Halleluuja. Aamen. Istuge. Tahan teid täna viia Hesekieli raamatusse, prohveti juurde, kellel olid väga huvitavad nägemused või ettekuulutused, kes nägi igasugu toredaid elukaid, küll olid nad nelja näoga ja 4 tiivaga. Aga kui sa igatsed koos minuga lugeda, siis ava oma piibel Hesekieli raamatu 47. peatükist ja loeme koos. Nii et Hesekieli 47. Siis ta viis mu tagasi templi ukse juurde ja vaata, vesi voolas templi läve alt välja ida poole, sest templi esikülg oli ida pool. Ja vesi voolas alla templi parempoolse külgseina alt, lõuna poolt altarit. Siis ta viis mu välja põhjavärava poolt ringi välimise väravani, mis oli ida pool, ja vaata, vesi vulises parempoolsest külgseinast. Kui mees läks välja ida suunas, siis oli tal mõõdunöör käes ja ta mõõtis 1000 küünart ning laskis mind veest läbi minna. Vett oli pahkluudeni. Ja ta mõõtis taas 1000 ning laskis mind veest läbi minna. Vett oli põlvini. Ja ta mõõtis taas 1000 ning laskis mind läbi minna. Vett oli niueteni. Ja ta mõõtis taas 1000, siis oli jõgi, millest ma ei saanud läbi minna, sest vesi oli kõrge. Vesi oli paras ujumiseks. Jõgi, millest ei saanud läbi minna. Siis ta küsis minult, inimese poeg, kas sa oled seda näinud? Ja ta saatis mind ning tõi mu tagasi mööda jõe kallast. Aga kui ma tulin tagasi, vaata, siis oli jõe kaldal väga palju puid, nii siin kui sealpool. Ja ta ütles mulle, need veed voolavad idapoolsetele aladele, jooksevad alla lagendikule ja jõuavad merre. Nende merre jõudes paraneb seal vesi. Ja kõik elavad hinged, kes liiguvad seal, kuhu need jõed iganes tulevad, virguvad elu ja seal on väga palju kalu. Sest kui need veel jõuavad sinna ja vesi paraneb, siis virguvad kõik ellu seal, kuhu see jõgi tuleb. Ja kalamehed seisavad selle ääres En-Geedist kuni En-Englaimini on see võrkude kuivatuspaigaks. Seal on igasugu kalu, nagu suure mere kalu, väga palju. Selle soised kohad ja mülkad aga ei parane. Need jäävad soolaseks. Ja jõe ääres, selle kaldal, siin ja sealpool kasvab kõiksugu viljapuid. Nende lehed ei närtsi ja nende vili ei lõppe. Nad kannavad igas kuus uudse vilja, sest vesi nende jaoks voolab pühamust. Nende vili on toiduks ja nende lehed terviseks. Selle loo lõpp on minu arust imeline. See, mida teeb üks vesi, mida ta toob ja mida toob üks elav vesi. Me näeme, et vesi, mis sealt templist välja voolab, tervendab, toob elu, toob tärkamist, äratab ellu taimi, viljapuid. Veel enam, kui ta jõuab soolasesse vette, ta tervendab seda vett. See vesi ei jää seal soolaseks, vaid öeldakse, et see vesi paraneb ja sinna tulevad kalad ja erinevad kalad. Ja nad kasvavad seal ja nad tahavad seal olla, seal on neid nii palju, et kalamehed tulevad ja püüavad neid. Me näeme, kuidas see vesi, mis voolab, toob esile värskuse, toob esile erinevad viljad, toob esile elu. Ja kohati võiks öelda lausa igavese elu.
See on lehed, mis ei närtsi mitte kunagi. Kas pole mitte fantastiline, kuhu üks vesi võib minna ja kui palju vesi võib head teha? Ja kuigi me vaatame seda lugu võib-olla praegust tagantotsast, mis on see hea tulem, siis peame ikkagi vaatama ka, kus see kõik alguse saab. Me näeme, et see vesi tuleb templist. Ja kui sa mõtled elavale veele või eluveele kui sellisele, siis minule tubli pühapäevakooli õpilasena tuleb meelde alati lugu, kus Jeesus kohtab naist kaevul. Ja seal läheb ka teema nagu vee peale. Küll Jeesus palub naiselt, et ole hea, ammuta mulle vett, ja siis ta teiselt poolt ütleb, aga see vesi, kes sellest joob, igaüks jänuneb sellest, aga mul on vett, millest keegi ei jänune. Ja lõpuks naine ütleb ka, et kus siuke vesi tuleb, et ma tahan ka seda. Ja Jeesus siis ühel hetkel talle vastab, aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavese ellu voolavaks allikaks. Igavesse ellu voolavaks allikaks. Ja Jeesus räägib, et temast tuleb see eluvesi. Ja kui me vaatame, kui see eluvesi nüüd voolab, siis ta teeb fantastilisi asju, ta teeb imesid. Ja ühelt poolt me näeme, et see vesi voolab välja templist, see on justkui kogudusest välja voolamine. Jumal on täna siin, Jeesus on täna siin, meie keskel. Kas sina usud seda? Ja ta igatseb anda seda vett. Ja ta igatseb, et kogudustest voolaks välja üks elav vesi. Ja kui te vaatate Heseekeli nägemust, siis mida enam ta läks kaugemale pühakojast, seda suuremaks, seda sügavamaks läks jõgi. Sa mõtled, see on loogiline. Kui sa lähed, reisid ringi kas või mööda Eestit, sa näed, et jõgi läheb järjest suuremaks ja lõpetab kuskil järves või meres. See on justkui loomulik, et vesi läheb suuremaks, see jõgi läheb suuremaks. Aga vaadates vahest tänaseid kogudusi, võib tunne olla, et me oleme justkui põua ajal. Vesi on siin, kaev on siin, tulge siia, ammutage siit. Ja välja ei voolagi ja kui voolab, siis varsti ta närbub ja hääbub. Võiks küsida, et mis toimub? Kas koguduse elus on midagi valesti? Ja loomulikult me võiks ju istuda ja öelda, et aga see on ju koguduse mure, kogudust juhib pastor ja juhatus ja mul on hea olla, mis sa mulle räägid? Veel enam on vaadata pärast videos ja öelda, et mis mina? See on teie mure. Aga tegelikult Jeesus ütleb, et see elav vesi saab alguse teie seest. Ja ta pöörab selle väga-väga isiklikuks. Öeldes, et need elava vee allikad voolavad teist välja. Kui mina elan teie sees, siis teil on see eluvesi, mis voolab välja. Johannese 7:38, seal Jeesus ütleb, kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed. Pange tähele, siin Jeesus ei ütle, et need on need jõed, mis ära närbuvad. Vaid see on nii huvitav, kuidas Heseekel näeb, et seal on see mees, käib mõõdunööriga ja mõõdab küünardes. Ja võiks mõelda, et see 1000 küünart, 1000 tundub justkui palju, et siit Viljandist Tallinnasse küll on ikka pikk maa enne, kui põlvedeni vesi tuleb. Oi ei, 1000 küünart. Tänapäeva mõistes on sinna paika pantud, et 53 sentimeetrit on üks küünar. Ehk lihtne matemaatika jõuame, mis on 53 000 sentimeetrit, 530 meetrit, pea pool kilomeetrit. Jalutab ta koos selle mehega ja ta näeb, et vesi on pahkluuni, siis põlvini, siis vööni ja siis juba üle pea. Mida kaugemale ta läks, seda sügavamaks läks see vesi. Ja sellest loos on huvitav, et kõigepealt, kui ta selle mehega läheb, ega ta ei vaatagi ju rohelust, ta ei märkagi seda, vaid talle näidatakse, mis juhtub, mis toimub selle veega. Ja tagasi tulles
see mees mõõdunööriga ütleb, aga kas sa näed kõike seda? Siis Hesekiel vaatab ringi ja ta näeb rohelusi ja talle seletatakse, et kuidas see värske vesi toob värskust merre, kuidas kalad armastavad seda, kuidas vesi paraneb. Aga on ka pandud sinna vee mõõtmise juurde võib-olla mõned märgilised tähendused, millest võiks täna ka läbi minna. Ja võib-olla sa oled kuskilt seda juba ka kuulnud, aga mõnes mõttes nad justkui elavdavad seda lugu. Olles näinud sealt templist eemale see 1000 küünart selle poole kilomeetri, mõõdupuuga mees ütleb, et astu vette, vaata, kui sügav on. Ja ma ei tea, kui lai see on, sellest ei räägita, kui lai see oja oli. Aga kujuta ette, kui sa astud vette ja sul on vesi pahkluuni. See meenutab mulle väga laste podilombis mängimist. Me paterdame seal ja see on lõbus, sa saad jalaga pritsida ja mädja ilmaga on väga tore. Aga pahkluuni, vesi, seda pahkluud inimese küljes nimetatakse inimese alustalaks. Sest kui sul ei oleks laba jalga seal allpool, siis sul oleks väga raske seista. Isegi kui võtta üks pool ära, on sul juba keerulisem. Me võime olla ühe jala peal seista ja ennast tasakaalus hoida, aga sa väsid palju kiiremini. Pahkluuga võiks võrrelda justkui usu alustalasid. Ja küsida, et millised on sinu usu alustalad täna? Kas need on paigas? Kas sinu elus on usulisi veendumisi, mis tegelikult sinna ei kuulu? Kas sa usud midagi muud peale Jumala? Mis tegelikult lõhub seda vundamenti, millel sa seisad? Kas sinu elu alustalaks, kas sina seisad kindla kalju peal? Kas sa seisad Jeesuse Kristuse najal? Kas sinu elu on Jumala käes? See on see alustala, millele pantakse mõtlema. Sellepärast, et seesama lugugi räägib ju Jeesusega koos käimisest, sellest, et sa oled oma elu Jumalale üle andnud, püha vaim elab sinu sees ja siis voolavad sinust välja need eluvee jõed. Sest ainult Jeesus saab seda anda. Ehk küsimus, kus on sinu elu täna? Kas sa käid koos Kristusega? Kas su elus on midagi, mis võib-olla vajab muutmist, meeleparandust? Ja siis Hesekiel läheb edasi veel, teda kutsutakse kaasa järgmised 1000 küünart. Järgmised 0,5 kilomeetrit. Öeldakse, astu vette ja vesi on põlvili. Ja kui me mõtleme põlvedele, mis tuleb kõige esimesena meelde? Tänapäeval võib-olla mitte nii väga. Mina olengi kasvanud selles põlvkonnas, kus öeldi, et palvetada võib igas asendis. Kas või pea alaspidi, senikaua kuni Jumal kõnetab. Ja mingi maani on selles nagu ka iva sees. Aga tõelise kristlasena võiks meelde tulla põlvedega palveelu, põlvitamine, alandumine Jumala ees. Palveelu on väga oluline osa. Põlvissaadik vesi ei vii meid veel paigast. Me suudame seista püsti. Ja me vajame osadust Jumalaga. Mõned ütlevad, et see märk põlvissaati vesi, et see on traditsioon. See on traditsioon, mille me oleme pärinud oma vanavanematelt. Mõni käib kirikus sellepärast, et minu ema käis, mu isa käis, mu vanaema käis, mu vanaisa käis, vaarisa, veel vanemad. See on peretraditsioon. Ma isegi ei tea enam täna, miks ma siin käin. Võib-olla mul lastakse vahest pilli mängida. Kõik on nagu äge, toredad inimesed, süüa saab, kui lastakse. Aga sellest ei piisa. Kui vesi on põlvili, siis sellest ei piisa. Ka ainult palvetamisest suhtes Jumalaga ei piisa. See vesi, millesse meid kutsutakse, on sügavam. Ja nii Hesekielgi viiakse veel sügavamale veele, kus vesi jõuab vööni, niueteni. Tead, kui sa ujuma lähed,
ma ei tea, kes on sellel aastal juba ujuma läinud, mul õnnestus ka käia. Noh, vaatan oma lapsi, kuidas nad lähevad, ma alati lasen neil enne minna, siis ma näen, kui külm vesi on. Ja üks läheb nagu rutakalt ja teine läheb niiviisi ettevaatlikult ja ta võib vahest minna pool tundi ja sellega meenub nagu, kuidas ma isegi vahest vette lähetajad niiviisi. Vesi on sama soe kusjuures kui õues, 23 ja 23, aga vesi on alati külmem, see on füüsika. Kes teab, see teab. Vesi tundub alati külmem ja siis sa lähed niiviisi kikivarvul ja siis sa kardad ja kõige jubedam ongi, kui sa hakkab jõudma siia vöökohani. Ja siis on nagu sa üritad olla eriti kikivarvul. Ma ei tea, mida Hesekiel sellel hetkel tundis. Aga ta katsub seda vett ja see on jõumateni. Ja sellele vöökohale meenub näiteks Eefesuse 6. peatükk 10. salm ja sealt edasi, kus on Jumala sõjavarustus. Ja me teame, et vöö või niud, et sõjapildis oli ka, see oli tugevuse märk, see hoidis su mõõka vööl, see oli väga oluline, see hoidis sinu riiteid kinni ja see näitas, kui sul seda ei olnud, väga raske oli midagi teha. Tööd oli raske teha, sest su kostüüm, su riided lehvisid, need jäid sulle ette, jalgu sa ei saanud võidelda, samas sa ei saanud oma tööriistasid kuhugi panna. See näitas, et sa oled juba küpsemaks saanud. Sinus on seda tugevust. Sest poolest saati vees, sul on seda tugevust, et seista seal vees, seista sellele survel vastu. Ja vahest me võtame, et on need maailma tuuled, mis meid räsivad. Samamoodi me peame olema tugevad. See on justkui nagu usu tugevuse läbikatsumine. Kas me jääme seisma? Aga teate, poolest saati vees on ikkagi 50-50. Ja see on asi, mis nagu usuelus ei toimu. Kui me oleme poolest saati vees, siis see justkui on see, et pool sellest usuelust on minu oma. Jah, issand, ma käin sinuga koos, ma usun sinusse, ma palvetan, ma loen su sõna, aga seal on see teine 50%, mis jääb veest välja ja vot seda elu kontrollin mina. Aga Piibel ütleb, et sellist varianti ei ole. Pauluski ütleb, et sellist varianti ei ole. Ta toob suht lühidalt kokkuvõttes võrdlumpildi sellest, et minu elu võrdubki Kristus. Ei ole läbirääkimistega kompromissi. Jeesusega koos käiest ei ole just kui lennuki piloodi kabiinis ja seal on 2 pilooti alati. Ta ei ole sinu kaaspiloot. Mina juhin ja sina juhid ja kui mina ära väsin, siis sina paned edasi. Oi ei. Kristlasena me teame, et usuelu tähendab enda elu täielikku üleandmist. Seal ei ole 50-50. Kuskil ei ole seda 50-50. Ma jätan midagi natuke endale. See on minu mängumaa, aianork, mida ma hoolitsen. Jeesus, sa kanna kõigest ülejäänud asjade eest hoolt, millega ma hakkama ei saa, aga sellega ma tunnen, et päris hästi tulen toime. Ei. Ja nii ka Hesekiel kutsutakse edasi veel see 1000 küünart, 0,5 kilomeetrit, kus tal lastakse vett katsuda ja see vesi on üle pea. Ja kusjuures pange tähele, see jõgi on väga põnev. Alguses 0,5 kilomeetrit on pahklu, järgmised 0,5 kilomeetrit on põlved, järgmised pool on poole peale ja siis järsku 0,5 kilomeetrit veel ja sul on üle pea. Hüppeliselt järsku läks sügavamaks. Aga see ei olegi nii oluline. Oluline on see, et see on see vesi, kus Hesekiel ütleb ka, et ma ei saa enam läbi minna. See on ujumise vesi. See on see, kus sa saad ainult ujuda läbi. Ja see on see koht, kus kristlane võiks olla, kus me kogeme tegelikult pühavaimu tööd, kus me näeme üleloomulikkust toimumas meie elus, asjad, mis on meie kontrolli alt väljas. See on see koht, kus me usaldame Jumalat. Teate, kui me satume üle pea vette ja kui sa lähed ujuma,
siis on ka ikka võõras kohas, öeldakse, et ära hüppa sinna. Sa kunagi ei tea, mis see põhi on, hüppad põhja. Või vastupidi, seal ei olegi põhjast, mine raba laukasse. Sa lähed, mõõdad tasakesi vett ja kui vesi hakkab minema üle pea, mis on loomulik, mida inimene teha tahab? Ma ikka veendun, et mul on see põhi olemas. Nina otsa mahest väljas, aga sa kikitad, et tunda kikivarvul seda põhja, ma tean, see on turvaline pind. Üle Eesti oli uudis ka, pannakse sellised toredad oranžid poid, mille peal sa võid lamada või kus on head sangad, kus sa saad kinni hoida. Palajärves on ka mingi katsetaga väga mugav asi. Ja kui sa lähed sinna vette ja sa tead, et see on üle pea, sa näed, see oranž poi, mul on mingi turvaline koht, sa otsid seda tuge, sa märgid ära, kus on nagu kindel olla, kui sa lähed üle pea vette. Aga tegelikult see, kuhu viiakse Heseekel, ei ole mitte rahulik järvevesi, vaid see on jõevool. Ja minu lapsepõlv möödus Tartus ja ma käisin väga palju Emajõe ääres ujumas. Ja ma teadsin, et kui ma sinna ülepea vette lähen ja ujuma hakkan, ma võin vastuvoolu proovida ujuda, aga väikse poisina, hea, kui ma suutsin ennast koha peal hoida. Tavaliselt see lõppes niiviisi, et ma läksin üles voolu, hüppasin vette, tulin seal, kus vetelpäästjad on, tulin välja. Sest edasi ma ei teadnud, mis kallas toob ja siis läks asi keeruliseks. Kui sa lähed üle pea vette jõevoolus, siis tegelikult on seal jõevool, mis sind kannab. Ja meil võib olla see ebakindlus ja me otsime seda põhja või tugepunkti, aga tegelikult meid kutsutakse, tule siia voolu, tule sellesse elava jõevoolu, mis tuleb Jumala käest. Ja naudi seda, kuidas sind edasi triivitakse. Ja üks asi, mida me veel ujudes õpime ja väiksed lapsed kõigepealt on see, et kui me lähme vette, siis me alati kardame seda uppumist. Ja küll me rabeleme ja mida rohkem sa rabeled, seda rohkem sa õhku ahmid ja see uppumine ongi suurem tõenäosus. Aga kui sa ühel hetkel teed ennast rahulikuks ja mitte ei judita olla püsti vees, vaid paned ennast pikali, siis sa avastad, et vesi kannab sind. Ja sa võid täitsa rahulikult olla sellili ja nautida seda, kuidas vesi kannab. Ja jõevesi kannab sind edasi. Ja see oleks võib-olla see võrdumpilt ka täna, et Jumal kutsub meid sinna vee voolu kaasa, ta igatseb, et see on tegelikult see elu, kus ma igatsen tegutseda, kus ei ole 50-50, vaid kus mina kontrollin su elu. Kus ma igatsen, et sa tuleksid kaasa selle vooluga ja selle jõega, kuhu mina viin. Ja jah, sa vahest ei tunne põhja, aga see on okei, sest usalda mind. Usalda mind. Ja kui sa oled nüüd seal jõevoolus või tuled tagasi kodu poole ujumisest kõrini, siis sa näed seda, mida Jumal on tegemas. Kõike seda rohelist, seda elu, mida vesi toob. Mõelge, kui nadi oleks jõgi, et sa astud uksest välja, see on üle pea ja siis sa naudid seal vees olemist ja ühel hetkel sa tunned, selg jääb kinni ja jõgi sai otsa. Aga ometigi nii see jõgi justkui on paljude koguduste, paljude kristlaste elus. Jah, me palume seda elavat vett, jah, me palume, et Jumal tegutseks meie elus. Me anname enda elu üle Jumala kätte. Me isegi kogeme seda, kuidas püha vaimset tööd, aga ühel hetkel me kuidagi nagu tahame need uksed kinni suruda, et see jõgi ei voolaks sealt välja. Sest minu arust selles jões on nii palju illustreerivat kristlase elus. Kui me elame tegelikult koos Jumalaga, siis inimesed meie ümber saavadki õnnistatud. Nad kogevad midagi muud. Võib-olla kogevad ka üleloomelikke asju, aga nad ei saa või aru sellest või mõista. Teate, inimesed näevad seda vilja, mis tuleb sinust. Nad näevad isegi nii palju, et nad ei usu Jumalat, aga kui nad on vaevas või raskustes või tervisehädades, nad tulevad ja ütlevad, et ole hea, tule, palveta minu eest. Palvetage kogudusega minu eest, sest ma usun, et Jumal teeb midagi üleloomulik.
Kuskil on olemas need viljad, mis paistavad välja, kuskil on see rohelus. Ja veel enam, see vesi, mis voolab, see toob värskust, mäletate? See toob värskust ja elu soolasesse vette. Ehk kui meie lähme ka maailma inimeste keskele, siis me peaksime tooma seda värskust inimeste keskele. Seda värsket vett. Ja loomulikult öeldakse, et ka seal on olemas soised ja sopised alad, mis ei saagi seda värsket vett. Nad jäävadki soolaseks ja need ei muutu. Nii on ka meie elus, me puutume kokku inimestega või kohtadega, kus see muutus ei toimu. Sa võid sinna tuua ämbrite kaupa, suure voolikuga lasta seda värsket vett, no ei tule. Aga teiselt poolt Jumal ütleb, et kui see värske vesi voolab, ta läheb järjest sügavamaks, suuremaks. Need veed, mis voolavad välja kogudusest, meie eludest, lähevad järjest suuremaks. Pange tähele, seal värskes vees sinna kogunevad kalad. On justkui jüngrid või päästetud rahvas ja seal on need kalamehed, kes siis püüavad. Ja kusjuures siin ei öelda, et hakka ise kalameheks ja mine püüa. Ei, öeldakse, et lase veel voolata. See toob värskust. Üsna sarnane pilt sellest voolavast veest on ka Ilmutuse raamatus. Kuulsime, kuidas Tõnis Roosimaa rääkis meile Ilmutuse raamatust. Tõi väga erinevaid asju välja ja kui sa jõuad üsna Ilmutuse raamatu lõppu, 22. peatükki, siis salmid 1-5 kirjutavad. Ta näitas mulle eluvee jõge, säravat nagu mägikristall. See saab alguse Jumala ja talle troonist. Keset linna tänavat ja mõlemal pool jõge on elupuu, mis kannab vilja 12 korda, andes iga kuu oma vilja ning puulehed annavad tervist rahvastele. Ja midagi ära neetut ei ole enam. Jumala ja talle troon on seal ning ta sulased teenivad teda ning näevad tema palet ning tema nimi on nende otsaesisel. Ja ööd ei ole enam ning neid ei ole vaja lambivalgust ega päiksevalgust, sest issand Jumal ise valgustab neid ning nemad valitsevad kuningatena igavesest ajast igavesti. See elav vesi saadab meid läbi kristlase elu kuni igavesse ellu. See tuleb Jumala käest. Ja ma ei tea, kus sa täna seisad. Kas pahkluuni vees või põlvedeni või niueteni. Võib-olla sa oled üldse jõe kõrval ja naudid seda rohelust ja neid vilju. Siis tea, et issand igatseb, et sa tuleksid veel sügavamale vette, veel sügavamale, annaksid enda elu täielikult talle üle, usaldaksid teda täielikult, laseksid tal teha tööd sinu elus. See on see, mida issand tahab. Ma mõtlesin, et ma näitan kuhugi jutu keskele, aga ma näitan nüüd lõpus. Ja mõnedele, võib-olla paljudele on see tuttav. Üks Ungari kunstnik, Istvan Banjai, on teinud ühe raamatu. Ja sa võid panna selle pildi, esimese pildi. Ja need pildid ja see video, mis järgneb, ei tule salvestusse. Aga need leiab üles internetist ja YouTube'ist. Ja ta on teinud raamatu, mille pealkirjaks on Zoom. Zoom seondub kohe distantsõppega, kodukontoriga. Aga pigem vastupidi ja seda materjali, seda raamatut on kasutatud meeskonnatööõpetustes erinevate näidetena, aga see illustreerib ka natukene meie suhet Jumalaga. Kui palju suudame meie näha ja mida näeb tegelikult Jumal. Ja see raamat hakkab esimesel lehel sellise pildiga. Ja kui sa pole seda raamatut lehitsenud, sa oled see tubli koolilaps, sa avad esimese lehe, nii nagu õpetaja ütleb, siis tekitatakse sinust kohe küsimust, et mis asjaga tegu? Mis nagu edasi saab? Seal ei ole ühtegi teksti ega mitte midagi, seal on ainult pildid. Ja pane käima nüüd see video. Aga see raamat, iga leht edasi, see muusika võib võtta vaiksemaks.
Okei, videot ei tule, ma seletan, mis seal toimub. Võin pärast panna teenistusel, siis pärast teenistust selle video käima. Aga mis seal juhtub? See esimene pilt, mis sa näed, see on tükikene kukeharjast. Järgmine lehekülg näitab, et tegemist on kukega, see on kukepea. Siis pöörad lehekülje edasi, see kukk istub aiaserval. See pöörad edasi, siis tuleb välja, et see kukk on aia peal kuskil farmis. Leht edasi, tuleb välja, et see farm on kuskil pildi peal. Edasi, siis tuleb välja, et see farm on kuskil pildi peal kellegi juures. Ja nii edasi, seal on pilt pildis, järjest suuremaks läheb see, kuni lõpetades sellega, et see läheb maakeralt välja ja see maakera on kui pisike punkt, täpp lehe keskel. Mulle kõnetab see alati sellest, milline on meie suhe Jumalaga. Meie oleme täna siin ja me võime vaadata elu lähedalt, meile öeldakse seda. Ja vahel me näemegi elu lähedalt, hästi lähedalt ja väga küüniliselt me istume selles ühes pildis. Ja võib-olla me oleme nõus vaatama 2, 3, 4, 5, 6, 7 sammu kaugemalt, et mõista natukene suuremat pilti. Aga tegelikult me ei mõista seda. Ainuke, kes mõistab tervet pilti ja kuidas kõik toimub, see on meie taevane isa. See on Jumal. Me ei saa kunagi näha terviklikku. Ja vahest me vaevame enda pead sellega. Aga see ei ole see. Vaid mis on see, et Jumal ütleb, et mina kontrollin kõike. Usalda mind. Niisamuti see vesi, mille ma annan voolama sinu sisse, see tuleb minu käest ja mina igatsen, et see saaks suureks. Ja kui sina kaotad kontrolli selle üle, kui sa kardad seda, siis Jumal ütleb, aga see ongi see koht, kus ma igatsen, et sa mind usaldaksid. Sest minul on kontroll. Ma tean, kuhu see läheb. Ma tean, mida see teeb. Mina igatsen, et sa oleksid minuga, minu laps. Usaldaksid mind. Tõuseme ja palvetame. Ja taevaisa, tänu sulle. Tänu sulle, et sinu käes on kõik. Kogu maailm, sinu käes on kõik võimalik, issand. Kõik, mis meile tundub üle pea, uskumatu. Ka piibliraamatus lugedes need imesid, nähes, mis toimub parakoguduses. Ka Vanas Testamendis, issand, nii palju on üleloomulikku ja võimatut. Ja mitte ainult siin, sinu sõnas. Issand, vaid ka tänapäeva maailmas. Me tahaks võib-olla öelda, et need on juhused või kokkusattumused, aga vahest on need nii palju, et me teame, issand, et sina eksisteerid. Ja veel enam, Jumala, sinu lastena me teame, et ei ole juhuseid, vaid on sinu juhtimine. Issand, tänu sulle. Tänu, issand, et sina igatsed meie elu kontrollida ja juhtida. Tänu, issand, et sa kutsud meid oma elu üle andma sulle. Tänu, et sa kutsud meid ka meelt parandama, hoidma seda suhet puhtana. Me võiksime kuulda sind, ära tunda sind, usaldada sind veel rohkem. Issand, et kui sa kutsud meid sinna üle pea vette, issand, et me võiksime koos hõljuda seal jõe voolus ja kogeda, kuidas sina tegutsed. Seal, kus meie kaotame kontrolli, issand, tänu, et sina tegutsed. Sina oled kõige väeline. Võimas, issand, kiitus sulle, tänu sulle. Tänu, et sina kannad hoolt ja sa oled tõotanud, et sa ei jäta meid maha, sa ei jäta meid üksi, vaid sina oled meiega kuni elu lõpuni. Kiitus sulle, issand.